Elektrisüsteemi toimimiseks on vaja, et tarbimine ja tootmine on alati tasakaalus. Sellisel juhul on süsteemi sagedus täpselt 50 Hz. Kui tasakaal kaob, muutub ka sagedus ja see võib häirida elektriseadmete tööd või põhjustada süsteemi seiskumise. Tasakaalu elektrisüsteemis ohustavad avariid elektrijaamades, rikked alajaamades ja elektriliinidel. Tasakaalu hoidmist raskendab ka ilmaoludest sõltuva taastuvenergia lisandumine elektrisüsteemi, sest tuulest ja päikesest sõltuva tootmise puhul on vead tootmismahu prognoosimises suuremad. Süsteemihaldurid kasutavad 3 tüüpi reserve, et tasakaalu kõikumistega toime tulla. Esimesena reageerib tasakaalu kadumisele sageduse hoidmise reserv. Sellist reservi pakuvad parajasti töötavad elektrijaamad, mis jälgivad sagedust süsteemis. Märgates muutust sageduses, suurendavad või vähendavad nad oma toodangut. Teisena rakendub automaatne sageduse taastamise reserv. Selle reservi käivitamist juhib pidevalt elektrisüsteemi tasakaalu jälgiv kontroller. Reserv rakendub 30 sekundi jooksul ja seda pakuvad salvestusseadmed, hüdro- ja gaasielektrijaamad ning ka juhitav tarbimine. 3. ja kõige aeglasem sageduse juhtimiseks kasutatav reserv on manuaalne sageduse taastamise reserv. See käivitatakse elektrijaamades vastavalt elektrisüsteemi juhtijate määratud vajadusele. Reserv peab tööle hakkama 12,5 minuti jooksul pärast avarii algust. Kui kiirem reserv on sageduse juhtimiseks oma panuse andnud, võetakse selle asemel kasutusele aeglasem ning kiirem reserv jääb uuesti valvesse. Kiiremad reservid leiavad reeglina rohkem kasutust, kuna väiksemaid kõikumisi toimub elektrisüsteemis pidevalt. Näiteks võib tuulekiirus järsult muutuda või taevas pilvedega kattuda, mis muudavad energiatoodangut. Aeglasemaid reserve on Balti riigid kasutanud ka seni. Seoses Venemaa elektrisüsteemist lahkumise ja Euroopa süsteemiga ühinemisega kasutavad süsteemihaldurid 2025. aasta veebruarist ka kiiremaid reserve.